Ma palun nüüd siia Riigikogu kõnetooli seekord arupärijate esindajana kolleeg Rain Epleri, palun. Aitäh, härra esimees. Saime ühe asja jälle selgemaks, edaspidi lihtsam. Võib-olla vähem konkreetsest arupärimisest ja nendest teemadest ja rohkem nagu üldisest taustatemaatikast. Ja väga sobivalt täna Financial Timesi vahendusel Norra keskpanga hallatav 2 triljoni dollarise väärtusega naftafond andis teada, et kehtivate kliimaeesmärkide, pidasid nad silmas siis seda, et piirata temperatuuri tõusu 1,5 kraadi, et nende saavutamine on ebarealistlik ja nad ütlesid, et ettevõtted peaksid saama võimaluse emiteerida rohkem kasvuhoonegaase, aga samal ajal ikkagi öelda, et nad töötavad kliimaeesmärkide saavutamise nimel. Et noh, see oli tõesti selline lõik, et ma lugesin seda ja ma olin noor siis, kui kommunismi ehitati, aga ma olen ikkagi nagu sugulastelt ja vanematelt tuttavatelt kuulnud, et noh, kuidas see umbes siis käis ja see meenutab. Et kui kellelegi sellise asja lugemise järel jääb mulje, et selle rahvusvahelise räkiti, mille nimeks on kliimapoliitika, mis vaesustab inimesi eelkõige seni edukas läänes, aga püütakse muidugi ka arengumaid suruda kammitsatesse, et need paremale elu järele jõuaks, et noh, kui nüüd lugeda seda Financial Timesi vahendusel öeldud väljendit ja kui keegi siis arvab, et see erinevus on kuidagi suur nende ideoloogiliste tegutsejatega, kes kommunismini püüdsid välja jõuda kommunismi ehitades, et noh, siis see näitab, et inimene peaks rohkem lugema nagu sellist propagandavälist materjali ja võib-olla ka koolis käima. Ja vaatamata sellele, et sellesse juhuenergeetikasse on investeeritud sel sajandil miljardeid ja miljardeid. Juba siin ka küsimuste voorus oli, Saksamaast oli juttu, Suurbritanniast, siis 2024. aastal maailma primaarenergiast tuli 87% fossiilkütustest jätkuvalt. Härra minister, te olete, ma ütleks, pankur, aga mitte enam nagu otseselt tegutsev, aga pankuritega kindlasti palju kokku puutunud ja McKinsey't pankurid kuulavad, loevad huviga alati. Nende hiljutine energeetika väljavaade oli väga suur muutus nende pikka aega olnud nendest väljavaadetest, kus ka ideoloogiast kantuna, ilmselt valitsustelt sai seda tööd, kui sa nagu väga vale juttu ajad, aga nüüd nad kuidagi tundsid, et aeg on sobiv tõsisemaks minda oma prognoosides ja nad ütlesid, et fossiilkütustest maailma sõltuvus kasvab, energiavajadus ka kasvab maailmas ja prognooside kohaselt, see oli nüüd suur muutus McKinsey'l, nad ütlesid, et ka peale 2050. aastat moodustavad fossiilid suurima osa maailma energiakasutusest. Ja kui me vaatame kas või Ameerikat ja kui me vaatame, kui siin räägiti vahepeal nii-öelda peak oil või odava nafta lõppemisest ja kõigi fossiilide lõppemisest, et siis tegelikult inimene on võimeline piiranguid ületama läbi teaduslik tehnilise progressi, eks ole, ja kui me vaatame seda, mis toimub USA-s näiteks gaasi ja nafta valdkonnas, siis see ongi tänu sellele, et insenerid ja teadlased on teinud head tööd ja kui siin minister mainis, et Ameerikas energiahinnad on tõusnud tänu andmekeskustele, siis nüüd kohe on juhtumas see, et andmekeskused pannakse sisuliselt gaasimaardla kõrvale püsti ja ei liigutata enam torudes gaasi, vaid liigutatakse andmeid ja sellel ajal, kui siin eurooplased arutavad, kuidas peaks konkurentsivõimet tõstma siin AI või muus valdkonnas, siis mahajäämus muudkui kasvab. See on nagu suur taust. Nüüd nädal tagasi tuleme Eestisse, andis minister Sutt intervjuu Televisioonile, kus ta muu hulgas rääkis, et Eesti vajab uusi tootmisvõimsusi ning kõige kiirsem, efektiivsem ja parema hinnaga on selleks maismaa tuul. Ja seal natuke hiljem lisas, et me oleme kunagi olnud energia eksportijad, ma arvan, me võiksime sinna tagasi jõuda. Nagu mõnes mõttes ilus mõte, et energia eksportijaks võiks jõuda. Ma palun lisaaega ka. 3 minutit lisaaega, palun. Aga ma olen sellest nagu nii palju rääkinud, aga kordamine on tarkus ema, ma räägin ükskord veel, et kui sa viidki oma energeetika selle juhu tootmise peale, tuule ja päikese peale, siis sa pead tootmisvõimsuste mõttes ehitama tarbimisvajadusega võrreldes ülekattega tohutult, mitmekordsed tootmisvõimsused pead ehitama. Aga sinna kõrvale sa pead ikka ehitama midagi, mis töötab siis, kui päike ei paista, tuul ei puhu. Sinna kõrvale sa pead ehitama mingisuguse asja, mis töötab ilmastikust sõltumatult. See tähendab, et sa investeerid üle nii nendesse juhuenergia tootmistesse, kui ka sinna kõrvale investeerid veel, meil täna räägitakse palju, et teeme gaasijaamu.
Ja siis need gaasijaamad seisavad ja ootavad, et kui on see külm ja pime ja tuulevaikne talvepäev, et siis nad korraks töötavad. Mis teeb selle gaasijaama kulu tagasiteenimise ka omakorda keeruliseks? See teeb kogu energiasüsteemi sul kalliks. Ja nüüd ma jõuan selle ekspordini ja siis võtta ühel päeval tuul puhub, need samad väga head, mitte minu arust, vaid ministri arust, väga head need maismaatuulikud muudkui toodavad elektrit ja siis sa võib-olla tõesti ekspordid, sest sul ei ole võrku võimalik lasta rohkem elektrit, kui sul ära tarbitakse. See on elektrisüsteemi üks väga oluline kriteerium, et need tarbimine ja tootmine võivad olema kogu aeg võrdsed. Siis sa ekspordidki elektrit, aga üldiselt on hea eksportida asju nii, et sa ekspordid midagi ja saad raha. Aga siin nüüd tekib see, et sa kas ekspordid nulliga või maksad peale, et soomlane vastu võtaks või lätlane vastu võtaks. Nii et selles mõttes mõttetu, aga tegelikult võib asi jõuda sinna, et ka neil ei ole siis vaja ja siis sa pead tootjatele kompenseerima seda, et sa ei luba neil toota, sa ei lase neid võrku. Tuumaenergeetikast rääkis ka minister, aga kui me vaatame see energiamajanduse arengukava, mille valitsus just kinnitas, siis seal tuumaenergeetikast räägitakse niimoodi mööda minnes ja tingimuslikult ja ühe lausega, et võib tulla küll, kui kunagi peaks tulema. Et sellise eesmärgi seadmisega ma julgen öelda, me sinna tuumaenergeetika kasutamise poole ei liigu. Ja nüüd kõige olulisemast. Põlevkivi, meie oma rahvuslik rikkus. Meil on veel olemas teadmised nii ülikoolides kui ka energia tootmisettevõtetes. Me teame, mida põlevkiviga teha ja see, et see meil on nii teadmiste kui ressursi mõttes, on väike riigi jaoks harukordne tugevus. Väga vähe on maailmas selliseid väikeseid riike, kes tegelikult oleks võimelised ennast ise energiaga varustama aastakümneid ja aastasadu. Aga me järjest suretame seda. Ka minister selles samas televisiooni intervjuus ütles, et 2035 küll enam ükski põlevkivijaam meil siin ei tooda elektrit. Aga miks me seda teeme? Mul on raske aru seda. Ma ei usu, et meil ministeeriumis on kõik energeetikaga tegelevad inimesed ministrist alates, et on lollid. Ma seda ei usu, et kõik lollid on. Ma ei välista, et seal ministeeriumis on lolle ka, aga raske on uskuda, et kõik on lollid. Aga see jätab lauale teise ja mõnes mõttes veel kurvema või halvema võimaluse. Et need inimesed teavad, mida nad teevad ja ikkagi teevad. Nad töötavad Eesti riigi huvidele vastu. See on koht. Meil siin on, ütleme, arutelu prokuratuuri ja muude jõustruktuuride tegevuse üle on kõvasti praegu pildis Eestis, aga minust võiks ka neid asju uurida. Ja lõpetuseks ma pöördun ka nende poole, kes CO2 heitmest, see ei lase neil magada, et põlevkivi ja küll on suur CO2 heide. Tehke arvutused ära. Ma tegin. Kui gaas kas Kataris või USAs veeldatakse, siis ta külmutusseadmetega laeval transporditakse siia, siis ta gaasistatakse ja siis ta pannakse põlema. Heide on sama või suurem kui see, kui me võtaks siit oma maapõuest põlevkivi. See tossu jutt on jama. Filtrid on täna olemas, puhtam õhk tuleb välja kui Tallinna linnas autode heitmed. Nii et minister, uurige seda California ja Saksamaa asja, nagu te siin ütlesid, pole jõudnud, aga ikkagi mõelge, kuidas oma rahvuslikku rikkust meie rahva ja riigi jaoks ära kasutada. Aitäh! Aitäh!